Tere! Täna räägin siis sellest, et mida mina võtan kaasa sihukesele nädalaajasele motomatkale siis mööda tetti. Täpsemalt öeldes mööda Läti tetti, kuhu me Olgariga varsti läheme. Et praegu on mul ratas pakitud ja siis ma näitan, mida nagu mina kaasa võtan. Nüüd üldiselt rääkides kehtib ju motomatka puhul küll põhimõte, et kaasa tuleb võtta nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Et noh, ideaalne variant, kui sul on hästi mitmekohalise summaga või mitmekohalise numbriga pangakaart, siis põhimõtteliselt polegi rohkem vaja midagi võib-olla võtta. Et ööbid hotellides, sööd restoranides ja loodad, et vihma ei tule. Nojah, okei. Jah, kui nüüd natuke mõelda, siis tegelikult isegi ükskõik kui palju sul seda pangakaardi peal raha on, et mingisugused minimaalsed rattaparandusasjad ja ütleme vihmakate ja nii edasi peab sul ikkagi kaasas olema. Ühesõnaga pakkimisest ei pääse. Aga pakkida tuleks niimoodi, et kriitilisel hetkel ei oleks millekski puudu, aga samas ei tassiks üleliigset kola kaasas. See, mis asjad kaasa pakkida täpselt, kelle toodetud ja nii edasi, see on ju igaühe enda otsustada. Küll aga universaalne tõde on see ju, et kui tahta kuskil pikemalt hakkama saada, siis oleks vaja, et oleks täidetud järgmised kategooriad, et sul oleks võimalik süüa teha, et sul oleks võimalik öömaja ehitada, et sul oleks tagatud tehniline tugi ja et sul oleks neljandaks kaitse elementide vastu ehk siis mingisugused riided. Ja siis vastavalt sinna juurde igale vajadustele täiendused. Et mina olen siis jah, nagu öelnud, pakkinud praegu nädalaks ajaks, aga põhimõtteliselt on see kõik siin, millega ma võiksin siis minna ilmselt ka 8 nädalaks, kuuks ajaks, 8 kuuks. Et ega mul siia rohkem ei mahu väga ja vähem pole ka mõtet võtta. Põhimõtteliselt on kogu mu varustus pakitud siis 2 14-liitrisesse küljekotti, Raino Voolki veekindlad kotid, ühte siis, mis on sabaotsakonti või pakiraamikotti, paagikotti ja porilaual on mul veel üks kott. Et see teeb siis ilmselt 28 pluss, see peaks olema 20-liitrine, jah. See on siis 48 ja need ei tule nüüd väga arvesse nendesse siin. Siin on mul vesi, aga selleni jõuan. Alustame siis siitpoolsest kotist. Et proovin kuidagi niimoodi seda raskust jaotada, et siin, kus pool on sumbuti, et siin oleks nagu kergemad asjad. Et siis vastukaaluks, et kui ma panen siia ka mingid rasked asjad, siis läheb rattal tasakaal välja. Ja teine oluline asi võib-olla pakkimisel on see, et mida madalamal selle raskuskeseme saad, seda parem on. Et ka mingit kotti ka täidata, siis rasked asjad ikkagi põhja ja kergemad peale. Aga hakkame vaatama siis, mis mul siin on. Esimene, see on tegelikult veel praegu ma ei ole seda täitnud, aga siin on mul kott igasuguste laadijate ja juhtmete jaoks. E-sigareti akud ja e-sigareti akude laadija ja siuke kraam. Siis hügieenitarvete kott.
noh, hambahari ja šampoon ja siia lisanduvad veel ilmselt aluspesu ja muu siukene isikliku hügieeni tarveks asjad. Tualettpaberi võiks ka siia panna. Järgmiseks paksemad kindad, et praegu suvel saab õhukastega sõita, aga kui on niisugune, ma ei tea, peaks vihma tulema rohkem ja ilm käest ära minema, siis näiteks nende kinnastega on päris hea soe ja paned siia veel mingid bensukast võetud kilekindad alla ja on sul need veekindlad ka. Veel üks väikene pouch. Siin on siis mul põhimõtteliselt üleelamistarvikud või üks söögiriist ka, kahvelnuga ja lusikas. Tulepulk. Väga soovitan, et sellega saab nagu igal juhul tulla üles, kui ka tikud on märjad ja tulema siin tühi, siis see töötab. Nuga, multida tuul või ütleme Šveitsi nuga, siin on kõiksugused muud tarvikud ka küljes peale noa, et on vaja veinipudelit avada või konservikarpi või et siis sellega saab. Siin on ka veel luisk noa tervitamiseks ja taskulamp või pealamp ja et siukene tarvikute kott siis. Nii, siis natukene lisariidid, niisugune õhukene tuulejakk. Kui näiteks õhtul kämbis tahaks võtta motojope sellest ära, aga T-särgiga ka on nagu külm olla. Siis sõidujope alla väike siukene mis see siis on? Vaitijope. õhukesed varrukad, aga keha hoiab soojas. Et võib vaja minna. Ei kaalu ka palju ja väga palju ruumi ka ei võta. Siin veel on müts nii sääskede vastu õhtul kämbis kui ka näiteks magades on hea peale pähe panna. Et sääsed ja et kui on niisugune külmem öö. Jah, müts. Igaks juhuks puhv, mida saab kanda ümber kaela või siis panna pähe või mis iganes vaja on. Ja siis siin on veel mu toiduasjade kott eraldi selles kotis. Vaatame siia ka lähemalt siis sisse. Nii. Siin on mul siis pann. Mingi siuke karbikene tasside ja kausside ja veel ühe sporgiga ning maitseained. Veel kohvid, söögiga tihtilugu käib kaasas ka WC-paber.
anum vee keetmiseks metallist. Kilekotid üldiselt näevad väga rõvedad välja, aga nad töötavad. Ja siis veski kohvikode jahvatamiseks. Et sellised toidutarvikud siis. Need on mul eraldi kotis. Siia võin visata veel juurde näiteks ka mingid võitoidupakid või jääb üle mingisugune vorstijupp. Paned siia sisse, sulged ta õhu ja vee kindlalt ja ei eritu lõhna teiste samas küljekotis olevate asjade külge. Toidukraam, jah. Sellega saigi see esimene kott tühjaks. Ja nüüd siis teine küljekott. Siin on vihmakeep. Vihmapüksid. Siin kevadel või millal käisin, siis mõtlesin, et mul neid veekindlalt pükse pole vaja. Et piisab ka sellest, kui on mul veekindel jakk üle tõmmata, üle motojaki. Aga tegelikult märjad püksid, läbimärjad püksid külma ilmaga on sama ebamugav kui läbimärg sõidujakk. Nii et seekord siis igaks juhuks kaasa ka veekindlad püksid. Siis sükst asja mul pole varem kaasas olnud, aga ma vaatasin üks mingi sell, mis ta oli, Brandon, minu meelest oli ta nimi, kellel on YouTube'i kanal, kes siis käis mingi paari aasta jooksul, ta sõitis läbi kõik Mehhiko osariigid ja käis kuskil mujal veel, ühesõnaga ta oli 2 aastat või midagi niisugust teel, vist ma tahaks öelda KTM 500 XE-ga või kas niisugune üldse olemas on, aga mingisuguse KTM-iga, niisuguse dualsport väiksema KTM-iga. Ja ta siis, kui ta reisilt tagasi oli, ta näitas siis ka, mis temal oli kaasa pakitud. Ja kõige väärtuslikumaks või kõige enam kasutusele, nojah, ütleme kõige olulisemaks asjaks ta ütles, et ta ei oleks seda arvanudki, keegi talle kinkis, aga selline väikseks kokku käiv, hästi kerge seljakott siis. Et sellega saab siis, näiteks lähed kuskile paned rattakämpi ära, lähed linna või kuskile, et siis võtta või kuskile, ma ei tea, matkale või midagi selle selga endale ja tassida sükest vajalikku kraami siis kaasas. Ja või näiteks enne kämpi jäämist käid poes ära, ratta peale, rattakotid on täis, ei mahu midagi, aga viskad selle kerge seljakotti endale selga ja saad siia panna provianti lühikeseks ajaks. See käib hästi väikseks kokku. Jah, peaks nendele äkki niimoodi hoidma. Mitte sellest taskus, siis ta on veel väiksem. Jah, et siuke asi. Veel väga oluline, minu jaoks vähemalt, vahetuselanud õhtuks laagris olles, et sa ei pea siis sealt päev läbi nende motosaabastega olnud, need on sul märjad võib-olla või sul on lihtsalt jalad neist väsinud, on kohmakad, siis võtad need motosaapad jalast ära, tõmbad sandaalid jalga, see on mõnus, see on mõnus hetk, et kindlasti ja soovitan võtta vahetuselanud kaasa. Mul on siin kilesusside sees, aga tegelikult ausalt, kui ma laagris olen, siis ma kilesusse nende sandaalide otsa ei pane. Nii. Ahaa.
lisakottidest rääkides, siis on mul siin veel üks selline väiksem versioon sellest savakotist, see on vist 10-liitrine Raino Valgi kott, mille ma saan siis siia peale panna veel omakorda, kui mul tekib tee peal mingit staffi tavaliselt õhtul pärast poes käimist, mida on vaja siis laagripaika vedada. Et selle kotti mul pole varem olnud, aga olen sellega olnud. Nii, mis siin veel on? Saag, käsisaag. Et kui siin mööda tetti sõita metsikumates piirkondades, siis tihti juhtub, või noh, mitte tihti just, aga võib juhtuda, et on mingisugune puu üle tee ja siis üks võimalus on sealt ringi minna, üks võimalus on sealt üle minna, aga kolmas võimalus on siis see puu läbi saagida ja ära lohistada tee pealt. Et selle jaoks käsisaag on väga mõnus. Tööriistadest rääkides, mul on ka korralik machete kaasas, noh tegelikult see on nuga, Scrama 20 cm pikkuse teraga, et sellega olen ma vabalt niimoodi ka kokanud, kui ka, ma ei tea, sellised käsivarri jämedusi puid maha võtnud, et see sobib igaks tööks, väga universaalne tööriist. Vana viikingi relv. Jah. Siis on mul kaasas selline ise kargust tehtud tugi, millega saab ratta siis kas esiratta või tagaratta kiigest üles tõsta maast ja näiteks ketti ülitada või rehvi vahetada või mida parasjagu vaja on. Et ka selline väga kerge ja kompaktne suhteliselt, võib vaja minna. Rääkides rehvidest, siis siin on mul siis rehvi vahetus heebleid 3 tükki ja ka see, millega see ventiil lahti keerata, see tööriist siin. Ma ei ole neid kunagi pidanud kasutama. Ma loodan, et ma ei pea neid kasutama ka järgnevatel trippidel, aga no ühel hetkel see juhtub ja siis annab see vähemalt mingisuguse lootuse, et saab edasi. Ja viimane asi, peaaegu viimane asi siin kotis on siis tööriistapaun. See on päris raske ja punnist täis. Ja need tööriistad, mis siin sees on, noh, nende kohta ma olen juba eraldi video teinud, et lisandunud on siia rehvi pump siis. Aga põhimõtteliselt on siin kõik tööriistad, mis mul selle ratta teel hoidmiseks vaja on. Noh, pisiremondiks. Mootorit ilmselt lahti ei võta ja kokku ei pane, aga kõik muu saab tehtud. Rattade alt ja nii edasi. Ja viimane asi, mis muidu võiks olla seal toidukotis, aga siin on gaasiballoon. Gaasiballoon. Ma kuidagi ei taha teda seal, ma olen varem hoidnud, aga mul tekkis väikene paanika, et kui ta seal vastu kuuma sumbutit hoida teisel pool, siis äkki see lõpeb sihukese suurema pauguga. Et siis ma igaks juhuks hoian teda siin pool. Vot nii. Ja see kott sai ka tühjaks. Nii. Ja siin savakotis, siin on mul põhimõtteliselt kogu mu magamisvarustus. Et tulen õhtul laagrisse, hops-hops, klapid lahti, kott käib maha, trukid lahti. Ja vaatame siis, mis siin sees on. Ja siin on sääsevõrk, hämmok. Ma olen nagu veendunud hämmoki kasutaja. Paljud eelistavad telki ja ma saan sellest ka aru, mis on telgi plussid, aga mulle meeldib hämmok. Ma olen juba vist 10 aastat juba niimoodi kämpinud, enam-vähem 10 aastat, võib-olla 7 või 8.
kämpinud ainult hämmakiga, et võib-olla ma teen ka video sellest, kuidas seda hämmakit üles seada ja miks see nii äge on. Sääsevõrk, hämmak, et hämmaki vesi sisse sajaks öösel, kui peaks sadama, siis ka tarp hämmaki jaoks 3x3 meetrit ja magamiskott. Et on siuke talvine magamiskott, aga see on pigistatud suvise magamiskoti kompressioonikotti ja mahub ka siia sellesse kotti ilusti ära. Kõik magamisasjad on mul niimoodi ühes sabakotis. Võt. Nii, paagikott. See on mul põhiliselt siis veereservuaar, siin on 1,5 liitrit vett ja saab siis mugavalt otse sadulast juua ja ega siia lisaks väga palju ei mahugi, et siin on mul mõned juhtmed, et siit USB pesast laadida võib-olla telefoni, GoPro akud mõned, telefoni ja noh, siia mahub võib-olla ka mõni energy bar sisse ja on enam-vähem ka ja mingi multituul on mul ka siin. Aga seda ma ei näita, see on nii kehva multituul, ostsin AliExpressist, ma ei tea, 5 euro eest Ledermani koopia, see on ikka õudne. See ei kõlba mitte kuskil, ei oska. Vaat, ega sellest siin ei ole, sellest kotist siin rohkem praegu rääkida midagi ei ole. Panipaigana ta väga arvesse ei lähe, aga oma põhifunktsiooni ehk veepauna funktsiooni täidab ta väga mõnusalt ära. Ja siis on meil veel porilauakott, et siia, noh, idee poolest peaks siia kotti panema mingi rehvivahetuskomplekti ja nii edasi, aga ma ei julge midagi väga rasket ja samas ka hinnalist siin hoida, sest tihtilugu kipuvad need kotid ära kaduma, nagu ma kuulnud olen. Et mina hoian selles kotis ja see on nüüd paar tiirmuga kaasast käinud, ka nägemata Eesti orienteerumisel. Pole taga juhtunud midagi, on ilusti paigas püsinud. Mina hoian siin kotis meditsiinipaunakes siis jah, et see jäi alguses ütlemata, et tegelikult võiks ka olla tagatud mingisugune noh, mingid elupäästvad vahendid või vähemalt mingid ravimid ja sidemed võiksid ka siuksel pikemal reisil ju kaasas olla või ka lühemal, sest et ega kukkuda võib ka kodu lähedal metsas ja siis võib sellest kasu olla. Et see on põhimõtteliselt standard esmaabikomplekt autole. Ma olen siia juurde pannud ka skuti ja käärid siis riiete lõikamiseks, kui on vaja eemaldada. Loodetavasti ei lähe kunagi nii radikaalseid asju vaja. Ja siis on siin ka osad peaolutablett olen siia pannud, et kui tetiõliga liiale minna, siis hommikul on need väga abiks. Võt. No võt. Ja siin siis kogu mu vara on, mida ma endaga kaasas tassin, kui ma olen pikemal motomatkal. Et kas seda on palju või vähe, eks see ole suhteline. Aga mina olen umbes sellise varustusega juba 2-3 aastat seigelnud ja see pole mind hätta jätnud. Et nii on, aga eks igalühel ole oma tõde, mida võtta, mida jätta kaasa ja mul oleks küll pagana hea meel ja ilmselt võidaksid ka sellest teised, kui te kommentaariumis nagu kirjutaksite, et mida siin nagu, millest siin puudu on ja mida siin ülearu on, aga mina tänan ja näeme teedel järgmise korrani.